eelmise aasta kevadel istusime Põhjamaade esinduses Marika Pähklemäe ja Eha Vainiga ning arutlesime selle üle, et enamus naisi vajab enesehinnangu tõstmist. Jõudsime järeldusele, et suurimad probleemid ühiskonnas on naistevastane vägivald, sooline palgalõhe ja vähene osalus poliitikas. Esimene naisistung toimus 14. juunil eelmisel aastal ja see tõi kokku üle 20 erineva naisorganisatsiooni esindaja. Naiste õigused on ka inimõigused. See tähendab seda, et nii rahvusvahelise kui ka Eesti siseriikliku õiguse kohaselt tuleb meil järgida neid põhimõtteid, mis on rahvusvahelistes konventsioonides, ÜRO, Euroopa Nõukogu kui ka Euroopa Liidu õigusaktides kirjas. Eesti Naisjuristide Liidu tegevuse eesmärkideks on inimõiguste väärtustamine, võrdse kohtlemise edendamine, õigusteadlikkuse tõstmine ning koostöö teiste naisorganisatsioonidega nii Eesti kui ka Euroopa tasandil. Meie organisatsiooni ja tegevust iseloomustavad hästi sõnad ettevõtlik, nutikas, julge ja loov. Eesti Naisjuristide Liit ühendab juriidilise kõrgharidusega naisi, kuid mitte ainult. Laiapõhjalisema liikmeskonna moodustamiseks ootame oma toetajaliikmeteks ka muude eluvaldkondade esindajaid, nii naisi kui mehi. Hetkel koondab meie liit endas üle 70 liikme ja toetajaliikme. Minu roll Eesti Naisjuristide Liidu toetajaliikmena on ühendada erinevaid naisorganisatsioone. Väga tihti on just finants ja juriidilised probleemid omavahel seotud. Ja see on ka üks põhiprioriteete, miks meie omavahel oleme sellisel määral koostööks valmis ja ka juba üht-teist ära teinud. Lisaks teeme koostööd mitmete organisatsioonidega, kes jagavad meie põhimõtteid ja eesmärke. Oleme käivitanud koostöös Naisjuristide Liiduga rahvusvahelise kampaania. Kampaania eesmärgiks on võimalikult palju koguda allkirju, veenmaks konsortsiumil ÜRO-d looma tänavalaste rahvusvaheline päev. Selleks oleme planeerinud 12. aprill. Eesti Naisuurimise teabekeskus on tuntud kui ENUT ja meie oleme Eesti Naisjuristide toetajaliige. Koos nendega me pakume nüüd, kuidas ütelda, niisugust loenguid poliitikaalal ja diplomaatias. See on muidugi inglise keeles, aga see on naiste elulood. For us, it's important to give a contribution to an ongoing discussion about equality. Let's say that equal pay for equal job is something that we see as very important. Leveli ja Triibe ütlesid tegelikult samamoodi. Kui ma ise katsin, et Leveli ilmselt temale meeldib rohkem siuke liidu. Ma arvan, et naisorganisatsioonide koostöö on väga oluline, et ühelt poolt kindlasti meie Naiskodukaitsjana saame jagada oma kogemusi teistele naisorganisatsioonidele, samamoodi saame näiteks Naisjuristide Liidult sellist nõu või pädevust, mida meil endal pole, mida nemad saavad meie jaoks anda. Koostöö, see on tõesti üks väga vajalik erinevate ühenduste vahel. Näiteks tuleb kõne alla ka rahaline külg, kus koostöös tehakse üritus, mida võib-olla üks ühendus oma kulu ja kirjadega ei suuda teha, aga koos 2 või 3 ühendust juba suudavad seda teha. Lisaks liikmetele, toetajaliikmetele ja koostööpartneritele moodustavad meie organisatsiooni väga tähtsa osa noorliikmed. Juriidilist kõrgharidust veel omandavad naised. Tänase seisuga kuulub meie ridadesse 7 noorliiget. Astusin sisse alles sügisel, kuid vaatamata sellele on see mulle hästi palju andnud. Olen saanud hästi palju uusi kogemusi. Olen käinud erinevatel huvitavatel kursustel. Astusin Eesti Naisjuristide Liitu seetõttu, et leidsin siin endale mõttekaaslasi. Üheks minu väljundiks on uurida inimõiguste temaatikat, täpsemalt siis prostitutsiooni. Samuti olen osalenud inimkaubandus temaatika valdkonna koolitustel. Leian, et Naisjuristide Liidus osalemine on ka noortele positiivseks väljundiks.
Eesti Naisjuristide Liit on osalenud mitmete projektide elluviimises. 18. oktoobril tähistasime koostöös MTÜ Eluliiniga Euroopa inimkaubanduse vastase võitluse päeva, millega juhtisime avalikkuse tähelepanu inimkaubanduse ohvrite teemale. 7. märtsil 2014 oleme 6. Eestimaa naiste kongressi korraldustoimkonnas. Sellele järgneval 8. märtsil aitame Vabaduse väljakul kaasa koguperepäeval Naistelt naistele, mille eesmärgiks on toetada Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liidu tegevust. Naine ei ole kaub! Lisaks ei ole Eesti Naisjuristide Liidu liikmed ära unustanud ka ennast ja koostööpartnereid, et taastada pingelisest tööst ja selleks sai korraldatud heategevuslik projekt Ballett, harmoonia kehas ja hinges. Korduvalt oleme korraldanud ka erinevaid põnevaid matkaüritusi, milledes väga aktiivseks kaasalööjaks ja koostööpartneriks on olnud Eesti Kaitseliit. Kuna juristide töö on pingeline, siis on vaja tegeleda pidevalt spordiga, et ennast vormis hoida. Koostöös Naisjuristide Liiduga tegime detsembris jalgsimatka Peterburi teelt Liiapeksist Aegviitu. Kaitseliidu Harju Maleva Rävala malevkond korraldas meile detsembris ka talvise üleelamiskursuse. Tegemist oli Kaitseliidu poolt korraldatud õppusega, kus siis saime üle elada kõike seda, mida meie sõjaväelased siis kogevad igapäevaselt enda elus. Järgmisena on plaanis minna kevadel koos Eesti naiste matkaklubiga Marokole Atlase mägedesse ning suvel korraldada Eesti Naisühenduste ühismatk. Enne seda on tulemas aga teisigi sportlikke projekte. Praegu asume minu tööruumides. See on Eesti Muay Thai Föderatsiooni üks suuremateid liikmeteid spordiklubi Garant, kus tegeletakse siis tai-boksiga. Ja sooviksin siis Naisjuristide Liidule pakkuda ka uut huvitavat projekti, tegeleda tai-boksiga, mida sooviksime siis alustada aprillikuus. Nii, panen käed kokku niimoodi. Vot, nüüd löö. Teisega. Nii ja nüüd, vot. Jah, löö veel, tubli. Tänaseks oleme esitanud avalduse, et ühineda Euroopa Liidu Naisjuristide Liiduga ja loodame peatselt asuda koostööle siis juba Euroopa tasandil.